Ma räägin nüüd siia lisaks natuke sellist infot, mida te siis iga päev või igakuiselt hakkate kokku puutuma. Et nagu jutt oli, maksuvaba tulu õige suurus leitakse siis inimese aastases tuludeklaratsioonis, aga ettevõtja, raamatupidaja saab igakuiselt kasutada 1/12 siis sellest inimese ennustatavast maksuvabast tulust. Ja on olemas valem, kuidas leida maksuvaba tulu aasta deklaratsioonis ja on olemas valem, kuidas siis iga kuu maksudeklaratsiooni esitades raamatupidaja peab arvestama, kui palju inimesele selle kuu väljamaksete lõikes maksuvaba tulu kohaldust. Ehk et see valem, see 500 miinus siis raamatupidaja vaatab ainult ühe kuu lõikes väljamakseid. Jaanuaris palk 2000 eurot, paneb selle sinna valemisse, vaatab maksuvaba tulu, no mis see tuleb seal, mingi paarkümmend eurot. Kasutab selle paarkümmend eurot ära, maksab riigile, inimesele nii palju, kui siis netotasuna kätte saab. Raamatupidaja aasta jooksul ei tee sellist väikest maksuametit, et ta kogu aeg siis liidab, lahutab, vaatab, kui palju on inimese aasta maksustatav tulu. Ei ole, lähtub kuupõhisest valemist, kui nüüd inimene ei ole talle öelnud ise mingit teist summat, selle juurde ka kohe tuleme. Ja see väljamakse seal valemise on brutosumma, see tähendab koos kogumispensioni ja töötuskindlustusega, ehk see brutosumma, milles töölepingus kokku lepitakse. No kui töölepingus on netosumma, siis tuleb sellest kõigepealt brutosumma teha, aga see valem on lihtsalt valem. Siit ei maksa otsida mingit seost selle loogikaga, et kuidas maksu arvutatakse ja miks see seal on just 509 sajandikuga nii edasi. See annab lihtsalt tulemuseks sellise summa, kui palju siis riigieelarves oli võimalik maksuvaba tulu inimestele võimaldada. Lihtsalt valem. Seaduses on piir, maksuvaba tulu ei saa olla suurem kui 500 ja maksuvaba tulu ei saa olla väiksem kui 0. Kui te seda valemit kasutate väljamaksele, mis on alla 1200, siis see valem annab summaks suurema kui 500. Seda ei saa juhtuda. Kui te kasutate seda valemit summa, ütleme väljamakse puhul üle 2100, siis ta annab vastuseks miinussumma, seda ei saa ka juhtuda. Mis tähendab seda, et kui väljamakse on 1200 ja vähem, arvestatakse maksuvaba tuluks automaatselt 500. Kui väljamakse on 2100 ja rohkem, on maksuvaba tulu 0, mitte midagi ei saa kasutada, ükskõik mis siis inimene on ise soovinud. Ja kui väljamakse jääb vahemikku 1200 kuni 2100, tuleb leida valemi kohaselt see maksuvaba tulu, mis inimesele personaalselt siis kohaldub. Rahas tähendab see seda, et need inimesed, kellel on palk üle 2100, või ütleme kuu keskmisena sissetulek üle 2100, nemad hakkavad nüüd iga kuu 36 eurot vähem kätte saama. Need, kelle sissetulek on 1200 ja vähem, nemad hakkavad iga kuu 64 eurot rohkem kätte saama. Kelle palk jääb vahemikku 1200 kuni 2100, nende puhul siis iga üks leiab valemiga selle, kas siis netopalk suureneb või väheneb, aga murdepunkt tänasega võrreldes on 1776 euro juures. Need, kelle brutopalk on 1776, nende sissetulek jääb samaks, sest uuel aastal kohaldub seal siis maksuvaba tulu 180 eurot ehk sama palju kui täna. Kõik, kes saavad alla 1776, nende sissetulek suureneb, kõik, kes saavad üle, nende sissetulek väheneb. Ja kui me räägime nüüd pensionäridest, siis pensionär ju ei kaota mitte ainult üldist maksuvaba tulu, vaid pensionär kaotab ära ka pensionäri, see täiendava pensioni maksuvaba tulu. Ehk et pensionäride, töötavate pensionäride puhul on see murdepunkt 1360 euro juures, kust alates nad siis hakkavad tänasega võrreldes vähem kätte saama või kuhumaani nad siis saavad rohkem kui tänasega võrreldes. Ja kui pensionäri sissetulek on kuu keskmisena üle 2100, siis selline pensionär kaotab kõige rohkem, tema kaotus on siis 83 eurot kuus, sest tema kaotab ära 2 maksuvaba tulu, eks ju, võrreldes teistega. Aga tavalist vanaduspensioni saavad pensionärid, nende jaoks ei muutu mitte miski. Vanaduspension on täna alla 500 euro. On see täies ulatuses maksuvaba tänu 2 maksuvabale tulule. Uuest aastast on üldine maksuvaba tulu 500 ehk et need pensionärid ei võida ega ei kaota. Need, kes saavad natuke rohkem kui keskmine vanaduspension,
noh, näiteks 500, nemad seal mingi 16 eurot võidavad, kes üle 500 juba saavad, noh, siis ei ole ka nagu võitu tänasega võrreldes. Et see sõltub juba igaühe konkreetsest sissetulekust. Ma panin siia selle joonise puhtalt selleks, et hästi palju on küsimusi, et noh, näiteks pensionäridel, et ma nüüd tulen igaks juhuks töölt ära, et muidu ma kaotan pensionis, et mis iganes täiendav lisaeuro inimene teenib palgana, preemiana, mis iganes, tema netosissetulek alati suureneb, sest et maksuks läheb ju 20%, see ülejäänud 80% saab ikka inimene kätte. Et ei ole sellist asja, et üks hetk maksan inimesele preemiat, inimene saab vähem kätte, kui seda preemiat poleks makstud, et sellist olukorda ei teki. See maksuvaba tulu on valemi järgi arvutatav, ta lineaarselt, vaikselt niimoodi kaob ära. Et sellist järsku üleminekut, et nüüd kaotan rohkem kui ilma lisasissetulekuta, sellist olukorda ei teki, et võite inimesi maha rahustada, et maksukoormus võib tõusta 20%. Täna ju keegi ei maksa 20%, sest kõigile kohaldub maksuvaba tulu. Nüüd uuest aastast, kui see maksuvaba tulu osadel ära kaob, siis osad inimesed hakkavadki maksu maksma 20%, ehk et toimubki maksutõus, aga ülejäänud 80% jääb ikkagi inimesele, et alati tasub lisasissetulekut teenida, kätte jääb alati rohkem. Tohib siin nagu täiendada. Inimesed, kellele me seda lugu räägime, ütlevad, et seoses tööl käimisega tekivad neil ka täiendavad kulud. Nii et kahtlemata nad hakkavad tegema arvutusi, kas ja kuidas ühesõnaga tööl aga see on käimine ka täna, kui ma käin näiteks kodust kuskil kaugemal, tekivad ka tööl käimisega seoses kulud. Et siin ei ole mitte midagi teistmoodi võrreldes tänasega. Lihtsalt, kui täna võib olla maksukohustus seal 19% näiteks, et siis nüüd on 20%. Aga et see ülejäänud, mis kätte jääb, see on ikkagi rohkem kui maksudeks ära makstav osa. Ma ei tea, kas te nagu hakkate mingi statistikaga nagu jälgima ka, et minul on küll väga palju selliseid signaale, et paljud pensionärid tegelikult kaaluvad tööst loobumist ja kas see maksu reformi mõju tegelikult tööhõivele, et kas me seda hakkame ka nagu võrdlema? Ma ei oska praegu öelda, et kui milliseid selliseid analüüse või võib-olla rohkem selline Statistikaameti teema, et analüüse teha, et kes mida teeb, et minu kogemus näitab see, et pigem alguses ollakse ütleme uus asi ja hirm on nagu suur ja siis mõtleks, et ma ei tee üldse. Ja kui see kätte jõuab, siis vaatad, et ikka laekub pangakontole raha ja et nii hull ei olegi, et see, et ma nüüd tulen töölt ära, võib olla nagu esimene emotsioon, mis tegelikult ei pruugigi juhtuda, aga loomulikult see on igaühe enda otsustada, eks ju, et kas ta pensionäri tahab töötada siis või ei taha ja kas ta tahab sellega tegeleda või mitte. Pensionäri jaoks muutub see, et kui ta täna näiteks töötab 3/4 ajaga ja siis ületatakse see 1360 piir, siis tema need järgmised tunnid on tema netotunnitasu on madal. Et tal ei ole mõistlik seda lisatööd endale juurde võtta. Ei sissetulek, tema maksukohustus. Aga see, et kas see on sellel hetkel mõistlik, tema netotunni hind on väiksem. Jaa, aga kui ta seda ei võta, siis ta seda ei saa ka mitte ühtegi lisaeurot, eks ju. Nüüd on see, et üle seal 1360 tal maksukohustus üks hetk on 20%, aga see ülejäänud 80 jõuab ikkagi tema pangakontole, eks ju. Kui ta seda ei võta, siis tal ei jõua mitte midagi. Tal on vaba aega. See vaba aja ja tasu nagu võimas, aga netotunni hind on madal. Eelkõige me kaotame kõrge kvalifikatsiooniga pensionäre, sest neil ei tasu enam alla oma tööjõu tegeliku turuhinda töötada. Kui ta on kõrge tasustatud pensionär, siis ma arvan, et ta ei töötagi alla selle turuhinnad, siis ta juba nagu saabki täna päris korralikku sissetulekut ja see, ütleme, et see ei ole alla oma hinna, et alla oma hinna on pigem see, et kui sa tõesti töötad seal miinimumpalgaga, eks. Aga siin on igaühe enda valik ja otsustus, et mida ta siis teeb. Aga mis siis igakuiselt võib juhtuda? Kuna inimese maksuvaba tulu selgub aasta kontekstis, ja raamatupidaja teeb maksuvaba tulu arvestust ja maksuarvestust kuupõhiselt, täpselt nii nagu selle kuu kõik väljamaksed siis valemi järgi maksuvaba tulu lubavad kasutada, siis sinna süsteemi on sisse kirjutatud see, et ta võibki aasta kontekstis valeks minna. Et iga järgmine väljamakse, mis tehakse, võib muuta seda üldist aastapõhist maksuvaba tulu summat, ehk et selline eeldab siis
väga head etteplaneerimist ja etteteadmisoskust, kui nüüd tahta seda aastapõhist valeks minemist ära hoida. Ja kus need kõige levinumad nüansid on, millal see valeks võib minna? Kui inimene töötab ühe tööandja juures, saab regulaarset palka, siis tööandja suudabki talle selle maksuarvestuse kuupõhiselt õieti ära teha, täpselt nii nagu täna. Tal ongi regulaarne palk, iga kuu arvestab sellega, täiendavaid sissetulekuid ei ole ja see jääbki lõplikuks maksukohustuseks. Keeruliseks läheb siis, kui inimesel on erinevaid sissetulekuid ja näiteks mitmelt tööandjat. Siis ta peab arvestama need üle tööandjate kokku ja leidma siis, kui palju üle nende tööandjate kuupõhiselt maksuvaba tulu võiks kasutada. Sest et tööandja ju teistest tööandjate makstud tasudest ei tea ja see on ainult inimene ise, kellel see teadmine on ja kui tema nüüd midagi ise ette ei võta, siis vaid lubab siis maksuvaba tuluga tööandjal arvestada, siis tööandja lähtubki enda väljamaksest ja hakkab asi viltu minema. Ei pruugi see olla ainult mitme tööandja puhul, võib see juhtuda ka ühe tööandja piires. Kui tööandja teeb kuupõhiselt väljamakseid nii, et ta näiteks kuu alguses kõiki väljamakseid ei tea ette, makstakse palka ja inimene siis otsustab kuu lõpus, et ta tahab minna puhkusele ja küsib puhkuseraha ette. Siis võib olla ka niimoodi, et näiteks palk oli 1200, puhkusetasu võeti ka seal 1000 eurot ette. 1200 kohaldati maksuvaba tulu 500 eurot, eks ju, 1000 tuli juurde. Tegelikult kadus, oli kokku 2200, mitte mingit eurot maksuvaba tulu ei võinud enam kasutada. Kuupõhiselt ei saa maksuarvestus valeks minna, mis tähendab seda, et selles viimases väljamakses seal tuleb teha ka ümberarvestus esimese väljamakse liiga vähe küsitud tulumaksu kohta. Niimoodi, et kuupõhiselt need väljamaksed peavad siis vastama sellele seaduses toodud valemile. Kas seda ju töötaja ise hakkab seda siis? Seda teeb raamatupidaja, aga töökorralduslikult ja raha maksmise mõttes iseenda elu saab lihtsamaks teha niimoodi, et te lihtsalt ei tee peale palga väljamaksmist mingit täiendavaid väljamakseid enne kui järgmise kuu palgaga. Et see on, kes tahab, kes ei taha, see siis peab arvestama, et tuleb teha ümberarvestus varasemates väljamaksetes, kui seal ei ole võetud arvesse juba nende hilisemalt samas kuus laekuvate tasudega. Kui on ette teada... Vabandust, see jutt käib ju kõik selles piires, kui inimesel on antud justkui mingi suvaline avaldus on ju, et alati arvestage maksimumi, kui ta ikkagi paneb konkreetse summa, et see on nagu osaliselt vähem kui tavaline, siis ei toimu sellist arvestust. Sõltub, võib küll, kui inimene tegi avalduse, palun arvestada maksuvaba tuluga 200 eurot. Nii, tegite talle palk 1200, arvestasite maksuvaba tulu 200. Maksite puhkuse tasu 1000. Nii, tal kadus ka see 200 ära. Tal läks maksuvaba tulu nulliks. Nii kaua, kuni see kuupõhine maksuvaba tulu valemi järgi on ütleme suurem kui see, mida töötaja teile on andnud. Ei teki seda mingit ümberarvestuse kohustust. Aga kui see valemi järgi ette nähtud maksuvaba tulu muutub väiksemaks, kui teie olete siis arvestanud, siis kuupõhiselt peab hakkama tegema ümberarvestusi. Raamatupidamissüsteemid, need programmid, sinna integreeritakse juba kõik need valemid sisse, et ei pea keegi seda käsitsi hakkama tegema. Aga et selline variant tuleb. Mida ei pea tegema on see, et te ei pea tegema sellist aastaarvestust, et teete, märtsis väljamakse ja siis arvutate ringi ka veebruari ja jaanuari asjad. Sellist ei ole, ainult kuupõhiselt ja mida rohkemat te ette teate sellise palga väljamaksmisel, seda paremini te saate seda maksuvaba tulu kohe õieti arvestada. Kui te ei tea ja need täiendavad väljamaksed tulevad, siis need täiendavad väljamaksed tekitavad vajaduse eelmiste väljamaksete, sama kuu väljamaksete tulumaksu ümberarvestuseks. Järgmine kuu näiteks ta siis ei saa midagi arvesse võtta. Tuludeklaratsioonis saab kõik tagasi, mis on viltu läinud. Midagi ei lähe kaduma, see läheb lihtsalt järgmisesse aastasse, sest mingi kuu ta võib-olla saab liiga palju, mingi kuu liiga vähe ja siis need kõik saldeeruvad, need plussid ja miinused tuludeklaratsioonis ära. Tuludeklaratsioon tuleb eks ole siis
tagasimaksega aasta põhjal, kui nüüd inimese kuu sissetulek hakkab tegelikult muutuma suuremates ja noh, eelkõige siis ta võib olla olnud arvestanud, et ta saab midagi juurde, näiteks preemiat või midagi, aga ta pole tõenäoliselt arvestanud, et ta võib saada vähem nüüd aga tulumaksu võrra ja inimestel on kuupõhiseid kohustusi, neil võivad olla laenumaksed, neil on kommunaalmaksed ja nii edasi ja edasi. Kas sellest peaks ka siis mingisuguse hoiatuse andma, et töötajad sellega teaksid arvestada? Kui nad nii-öelda võtavad välja kuu palga ja täis kuu puhku ja need maksed tegelikult langevad ju ühte nii-öelda kuusse, siis ta ei pruugi võib-olla oma kohustustega selle kuu sissetulekuga toime tulla. No ma eeldaks, et pangad esiteks ei ole inimestele andnud päris nagu viimase netosissetuleku euro ulatuses mingeid laene, vaid on arvestanud, et inimesel peale laenumaksete tasumist jääb ka mingi raha. Et inimesel see kuu võib olla siis vaba raha, mida kasutada kuskil mujal, on tõesti väiksem. Aga et noh, niimoodi see reeglid meil nüüd on. Mul on üks küsimus ka selle arvestuse kohta, et kui näiteks inimene töötab terve 2018 aasta põhipalga alusel, aprillis 2019 maksab ettevõtte tulemustasu 2018 aasta tulemuste põhjal. Maksustamine on kassapõhine selles aastas, kui raha laekub selles kuus, kus raha kontole laekub. Et mingit jagamist eelmise aasta nende peale ja ümberarvestust ei tule? Ei, kassapõhine, laekumise põhine. See palk, mis te maksate välja jaanuarikuus, läheb nende reeglite alusel, sõltumata sellest, millise kuu eest see palk on välja teenitud. Me E-maksuametisse teeme inimesele sellise lihtsa ülevaate, minu sissetulekud juba täna on tegelikult kõigil võimalik sealt ongi see maksudeklaratsiooni koondväljavõtte pealt vaadata, kui palju üks või teine väljamaksja on väljamakseid deklareerinud. Aga teeme sellise lihtsama vaate, kus inimene näeb üle kõikide oma väljamaksete jooksvalt kogu aeg, kuidas maksuvaba tulu on kasutatud. Ta näeb, kas seda, me anname talle seal teavituse, kas piirmäärad on lõhki, kas tal on juba tekkinud täiendav tulumaksu kohustus, eelduslikult tuludeklaratsiooni alusel. Me saadame teavitusi e-postile ja SMS-iga, kui valesti on juba läinud, et inimene oleks teadlik, ta saaks midagi ette võtta või siis hakkaks juba raha koguma järgmise aasta täiendavaks tulumaksukohustuseks. See uueneb siis iga kuiselt? Täpselt niimoodi, nagu ettevõtjaid maksudeklaratsioone esitavad. Jaanuaris on võimalik vaatama hakata, reeglina jaanuari väljamaksete kohta deklaratsioon esitatakse veebruaris, aga need, kes juba jaanuaris on esitatud, see on kogu aeg. Ta on nii-öelda niisugune hetkeseis. Kui tööandja ei ole esitanud deklaratsiooni, siis ei ole näha, kui on varem esitanud, siis on näha, eks ju. Seda taotlust peab eraldi tegema, et e-mailile saadetakse? Ei, meie ise automaatselt saadame, kui midagi on valesti läinud, see mingit taotlust ei pea tegema, sest et niimoodi siis sellel ei ole mõtet. Lihtsalt inimesed peavad teadma, et need kontaktandmed meie juures on päriselt ka sellised, kuhu neile kirjad kohale jõuaksid, et postiga me saatma ei hakka. Et e-post ja SMS on need kanalid, mida me kasutame. Selle kohta tuleb mingi laiem teavitus ka, et inimesed hakkavad maksuametit kirja saama, et siis ühiskonna sellist huvitavaid asju nagu tekitakse. Miks maksuamet mulle kirjutab ja mida ta kirjutab? Me seda muidu juba oleme siin kuulutanud, aga me kuulutame veel. Kas need kirjad on mitmekeelsed? Meil ja ütleme, veeb on eesti, vene ja inglisekeelne on seal seda teksti, et me plaanisime kirju saata ka, me lihtsalt peab praegu mõtlema, et tehniliselt, et kas ta tuleb kohe 3 keeles või me saame kuidagi siduda seda keelevalikuga, mida inimene on valinud, et ta saabki kohe siis, ma ei tea, kes tahab vene keeles lugeda, saab vene keeles, et võib-olla ongi, et tuleb lihtsalt 3-keelne tekst, et eesti, vene ja inglise keeles, need ei ole pikad. Et on sellised lühi informatsioon, et ta läheks sinna e-maksuametisse ja vaataks siis täpsemalt, seal saab ta näha oma neid arvutusi. Meil on näiteks hästi palju ingliskeelsed inimesed, praegu näiteks nad saavad eestikeelsed kirjad, siis need tulevad kohe meie raamatute personali inimeste juurde probleemiga, et miks maksuametile selliseid asju saab. Et me oleme jupi kaupa järjest rohkem, kõik uued materjalid, mis me veebi paneme, eks ju, oleme teinud 3-keelsena ja on nii eesti, vene kui inglise keeles, eks ju, kui keelevaliku järgi ja seal need e-maksuameti uued rakendused me teeme ka 3 keeles, eks ju, ja siis teavitused samamoodi. Mis võimalus kaob ära? Ja see kaobki ära selleks, et raamatupidaja ei peaks aastapõhiselt kogu aeg ümberarvestusi tegema, piisab sellest kuupõhisest küll. Varasemate kuude maksuvaba tulu, mis on kasutamata või mis on üleliigselt kasutatud, ei saa arvestada järgmiste kuude väljamaksete tegemisel.
ainult 1 kuu väljamakse on see, millest raamatupidaja lähtub, mis võib kaasa tuua siis selle, et mõni kuu võib maksuvaba tulu jääda arvestamata. Noh, oligi see minu näide, eks ju, et palk ja puhkusetasu 1 kuus. See kuu on sissetulek nii palju, et maksuvaba tulu ei ole ette nähtud. Järgmine kuu ei ole üldse väljamakset, siis ei ole ka maksuvaba tulu ette nähtud ja see paar kuud, mis jääb kasutamata, saab inimene tagasi, kui ta esitab tuludeklaratsiooni. Kui tal mõnel teisel kuul ei ole tekkinud nii-öelda liiga vähe makstud maksu, siis toimub lihtsalt see saldeerimine, et midagi saamata ei jää. Tuludeklaratsioonis lähevad kõik asjad õigeks, peab lihtsalt siis nagu seda järgmist aastat ootama. Ja kuidas nüüd inimene ise aasta kontekstis saab vältida seda, et see maksuvaba tulu arvestus läheb valeks? Talle on antud võimalus iga jumala kuu maksuvaba tulu avaldust muuta. Praegu on see maksuvaba tulu avaldus esitatud 1 kord, kui inimene tööle tuleb. Minu praktika näitab valdav enamusid üldse mitte midagi, et nad on selle avalduse kuskil esitanud. See, me oleme neile kõik selle nii mugavaks teinud, et nad ei tea sellest ühestki avaldusest midagi. Aga nüüd, eks ju, kõigil ongi väga palju segadust, et mis asi see maksuvaba tulu avaldus on ja kuidas sellega toimetada. Et soovitab, me oleme soovitanud ka jätkuvalt, et mõelda ikkagi aasta kontekstis nii palju kui võimalik ette, anda aasta kohta 1 avaldus. Kui ei oska ennustada, kõige lihtsam, ära anna mingit avaldust või kui sa oled andnud, võta see avaldus tagasi, ütle, et tööandja arvestaks summaga 0, sest et saad iga kuu netos natuke vähem kätte, aga see peab järgmine aasta juurde maksma. Et see juurde maksmine on alati inimestel palju vaevalisem kui siis ükskõik mis euro tagasi saamine. Seesama lause praegu, et ära anna avaldust, aga ütle tööandjale, et ta arvestaks summaga 0. Kui on juba antud, täna me oleme kõik andnud avalduse. Nii, kuidas ma ütlen nüüd, et ära arvesta? Ma pean tegema kas avalduse, palun ära arvesta, võtan selle täiesti tagasi või ütlen, et palun arvesta summaga 0. Tulemus on üks ja sama. Igaüks ise valib, kuidas ta seda sõnastab. Me peame ikka fikseerima seda. Ja te peate, aga vahet ei ole teie fikseerimisel, kas ta ütleb, palun ära arvesta maksuvaba tuluga või ta ütleb, et palun arvesta maksuvaba tulu 0. Seda võib kirjutada nii ja naa, nagu igaüks ise tahab, aga need, kes on täna andnud, ei saa muud moodi seda avaldust tagasi võtta. Olemasolevad avaldused jäävad kõik kehtima. Ei saa teha nii, et avaldus tähendab siis, et alati arvestada maksimummäär välja maksma. Ja kui mitte midagi ei ole peale kirjutatud ja jätkub tänane avaldus, mis kõik jäävad kehtima, ei saa öelda, et need kaotavad kehtivuse, kõik peavad andma, ei pea. Tänastel avaldustel on, palun arvestada maksuvaba tuluga. See tähendab, tuleb arvestada seadusjärgse valemi maksimumsummaga. Jah? Minul on just seesama lause osas on paar küsimust. Üks küsimus on see, et maksuametil on sellest, mis on hästi materjal, see ilus tabel, kus on ka, et seda on välja tulnud 2 kohas, et ära esita avaldust. Siis kui ma infoliinile helistan, siis alati öeldakse, et igal juhul tuleb avaldus on ju esitada. Ja kolmas pool on see, et täna tööõigusjuristid kujundavad seda seisukohta, et mis juhtub siis, kui töötaja keeldub avalduse esitamisest üldse. Et on ka neid juhtumeid kindlasti, et kus võib-olla seda arusaamist mõistmist ei olegi. Ja ütlevad, ma ei esita mitte midagi ja mind ei huvitagi. Aga kui inimene ei esita, see on inimese vaba valik. Kas ta soovib maksuvaba tuluga arvestada või mitte? Ta võib vabalt mitte esitada. Tööandjal ei ole õigust sel juhul maksuvaba tulu arvestada. Esimesest eurost läheb kõik maksu alla. Täiesti seaduslik. Inimene ei pea esitama ka järgmine aasta tuludeklaratsiooni ja ta võib selle raha riigile jätta. See on maksuvabastus, mille kasutamine on vabatahtlik ja sõltub inimese soovist. Lihtsalt, et ongi see, et Heli Raik on ka öelnud, et ta kujundab see seisukoha alles detsembri keskpaiga. Ja selles mõttes seal ei ole vaja kujundada. Ühepoolselt ei ole nagu ei, seal ei ole vaja seisukohta kujundada. See seisukoht on ammu ilma teada. Kui inimene ei ole avaldust esitanud, siis tööandjal ei ole õigust maksuvaba tulu kasutada. See on Kui ta ei loobu, siis on avaldus antud ja tuleb selle avalduse järgselt toimetada. Aga kui tema sissetulek ehk kuu töötasu on üle 2100, siis ta ju anyway ei saa. Jaa, aga ta ei pea midagi tegema. Tal on sissetulek üle 2000. Kehtib lihtsalt üks päev, ma ei tea. Ta läheb poole kohaga tööle. Hakkab poole vähem saama. Ta jääb haigeks.
üks kuu tal ei ole väljamakse 2100, vaid on 1000, kohe arvestate. Nii et selles mõttes see kõrgepalgaline inimene peaks tegelikult läbi mõtlema, kas ta tahab jätkata samamoodi, sest et kui ta üks kuu on haige, siis tal avalduse olemasolul kohe arvestatakse maksuvaba tuluga, tema maksab selle järgmine aasta tagasi, nii kui naksti, eks ju. Et noh, seal võibki siis öelda, et kas arvestada maksuvaba tuluga 0 või öelda, palun ära arvesta maksuvaba tuluga. Avalduse andmisest räägime me selles kontekstis, kus ma lähen uue tööandja juurde, kus mul ei olegi mitte mingit avaldust. Kõik, kes on juba andnud, kõik jäävad kehtima ja nemad peavad nüüd otsustama, kas ma tahan midagi muuta. Kas ma tahan seda summat väiksemaks keerata või üldse ära võtta, eks ju, tööandjalt selle avalduse suuremaks kui seadusjärgne maksimum, ei õnnestu seda kellelgi keerata, eks ju. Kui nüüd tulla sellesse nii-öelda mitmekordsesse avaldamisse, siis millisel kuul arvesse võetud avaldus, siis millise tulu jaoks me peame nagu aluseks võtma, et kui ma septembris annan avalduse, kas septembri tulu läheb juba selle septembris antud avalduse pinnal või tuleks avaldust nõuda kuu ette? See on teie enda töökorralduslik, kuidas te jõuate. Ei ole väga mõistlik tõenäoliselt eeldada, et see kuu, kui te hakkate, ütleme, ma ei tea, veebruaris, 9. veebruaril näiteks maksate jaanuari palga, et siis ta tuleb 8. ja ütleb, et oi, kasuta mu jaanuari palgale nüüd sellist maksuvaba tulu summat. Mõistlik on neid küsida ette järgmise kuu kohta. Kas mul seadus seda nagu seadus ei reguleeri seda absoluutselt. Seadus ütleb, et töötaja võib iga kuu summat muuta ja see, milliste kuupäevade jooksul ta saab seda muuta, see on teie enda töökorralduslik. Te saate selle sättida niimoodi, et teil nagu päriselt jääb ka aega selle summaga arvestada. Te peate mõtlema, et kes hakkab neid avaldusi koguma, eks ju, mis kuupäevani neid avaldusi kogutakse, et neid puht praktiliselt, keegi toksib kuskile, eks ju, programmi need numbrid, et palgaarvestuses oleks võimalik neid üldse arvesse võtta. Te võite sättida näiteks kuu esimesel nädalal on ainult võimalik järgmise kuu kohta avaldust esitada. Võite öelda, et 20. kuupäevani saab muuta järgmise kuu kohta kehtivat avaldust. Pange niimoodi, nagu teil endal on nagu päris elus võimalik toimetada, see sõltub sellest, kui suur ettevõtmine on, eks ju, palju töötajaid on. Kui olen lihtsalt mina ja minu firma, siis ma ei pea ju seal, siis kui väljamaksed tegema hakkan, siis ütlen ka numbri. Selline küsimus on veel, et kindlasti hästi palju inimesed helistab Maksuametisse, need täpselt sama küsimused, mis ka siin läbi käivad, et me ei ole ise leidnud, aga kas te tuleb kordunud liikuvad küsimused, mingisugune rubriik ka sinna kodulehele, et mis need põhiküsimused on, et see oleks ka meie jaoks materjal, et seda täiendatakse. Põhiküsimuste kohta meil on kõik need artiklijupid siin ära kirjutatud, ma võin pärast näidata, kus need on. Jah, kõik enam levinumad asjad me oleme sinna juba kõik kirja pandud, me ei ole kirjutanud seda nagu KKK, vaid niimoodi, et kuidas mõjutab minu maksuvaba tulu, see, teine, kolmas, neljas ja siis seal on 10-12 erinevat sellist asjaliiki, millel me siis oleme nagu tähelepanu juhtinud. Inimesed päriselus muidugi tõenäoliselt kõik me tahaksime arvestada sellega, et avaldusi esitatakse nagu ette selles mõttes, et viimasel päeval esitatud avaldusega tuleks teha tagasi arvestused kõige pealt. Aga siin on nüüd selline vastuolu, millele võib-olla tööõigusjuristid leiavad vastuse, et need inimesed, kes tulevad meile tööle, nende avaldus hakkab kehtima jooksval kuul. Ja kas me tööl juba olevate inimeste puhul saame nõuda seda, et nende avaldused hakkavad kehtima alles nagu järgmisel. Nende, lihtsalt on see, et see, kes inimene tuleb tööle jooksval kuul, te saate selle avalduse tööle asumise hetkel. Sellel samal hetkel ei tee te talle mingit väljamakset. Reeglina see väljamakse toimub järgmisel kuul või siis sama kuu lõpus, ehk et ta ei anna üks päev enne palga saamist teile seda avaldust, eks ju. Ta annab ka sellise pikema vahemikuga niimoodi. Ja kui nüüd see, kes iga kuu palka saab, reeglina ei ole nii, tulen tööle, homme saan palka. Võib-olla mõnest kohast makstakse sellised, aga üldiselt on niimoodi, et ma peaks enne mingi see kuu lõpuni ära töötama, et mul siis tekiks õigus palka saada. Ehk et see avaldus antakse nii ehk naa mingi ajavahemik ette. Ja kui te panete sellise mõistliku aja, kuidas teil endal töökorralduslik on võimalik sätestada, et ei ole nagu realistlik, et kui on 1000 töötajad, kõik võivad tulla 30. kuupäeval tuua avaldust, et esimesel palka saada, et see lihtsalt ei ole võimalik arvestada neile see maksuvaba tulu õieti. Seadus seda ei luba. Seadus lubab, kuidas me seda keelama? Seadus ei keela teil sättida omi töökorralduslikke reegleid. Täpselt samamoodi nagu teil täna on sätestatud, et kuidas see avalduse andmine ette näeb.
läheb, eks ju, kellele tuleb seda anda. Seadus ka ei ütle, noh, ja siis ma ei saa tulla jutuga, et ma tahan sellele inimesele anda, mitte teisele inimesele, et noh, ma toon ühe ärge muretsege, noh üle, ma arvan, siin on mõõdud rohkem. Teatavasti ju muutus tegelikult puhkuserahade maksmise viis, et me ei pea neid enam nüüd maksma ette, võime tegelikult maksta nagu ka koos nagu palgaga. Ja siin on ju tegelikult küll see, et me oleme paljud oma töö eeskirjades kehtestanud, et nii-öelda reeglina makstakse puhkuseraha koos järgmise kuu palgaga. Aga kui keegi inimene tahab saada seda nii-öelda enne puhkust, on tal selleks seadusjärgne õigus ja ma loen siit tegelikult välja, et me võime kehtestada oma ettevõttes selle avalduse esitamise ette, aga kui keegi inimene tahab seda esitada sellel ajal, kui ta tahab esitada, siis seadus teda ei keela seda teha. Ja me võime seista vastamisi 10 ja 100 eranditega. Mina ei usu, et see on päriselt probleem, sellepärast et see probleem oleks meil juba täna siis, nende osas, et eks ju, kes on juba tööl ja nende osas, et see, ma ei usu väga, et enamik inimesi hakkab iga kuu seda summat muutma. See eeldaks seda, et inimene on iga kuu väga kursis sellega, kuidas tal sissetulekut anda, kogu aeg jälgib oma aasta sissetulekut, sellest lähtuvalt midagi muudab. Inimestel, keegi ei taha endale sellist täiendavat koormust. Jah, kindlasti on inimesi, kes hakkavad tegema, aga valdav enamus me väga soojalt soovitame, oleme ka kõikidele raamatupidajatele öelnud, et inimesed mõtleksid oma kuu keskmise sissetuleku, kui nad ei oska ennustada. Ärgu kasutagu mitte mingit maksuvaba tulu, saab järgmine aasta tuludeklaratsiooniga tagasi, et selline timmimine kuu lõikes, sellest ei pruugi mitte midagi välja tulla, sellepärast, et nii kui kuskil on mingi vale arvestus tehtud, siis läheb niikuinii valeks, eks ju. Et see on, pigem on see praktikas see, et inimene mõtlebki aasta kontekstis välja väiksema summa, kui seadusjärgne maksimum võimaldab, ütleb selle tööandjale, tööandja seda jooksvalt hakkabki kasutama ja siis näiteks poole aasta pealt, kui selgub, et ma ei tea, tuli seal mingi vara võõrandamisest kasu, siis ütlen tööandjale, palun ära enam üldse arvesta maksuvaba tuluga, eks ju, et ma võtan täitsa ära. Et see, et ma iga kuu hakkan summat muutma, see on teoorias võimalik, aga ma arvan, et praktikas võib-olla vast nii palju mitte. Et me oleme veebi. Nendele peredele madalapalgalise sissetulekuga üldse lihtne. Kui ta kaotab kuus reaalselt 50 eurot neto, see tähendab suurt raha. Aga kes see kaotab 50 eurot neto? Kui nad on välja teeninud selle, kui ta ütleb, et on 36 eurot on kuus maksnud. Need, kelle sissetulek on kuu keskmisena alla 1200. Aga need, kes laveerivad täpselt piiri peale, nagu te ütlete. Aga siis ta ei kaota. Ei, ma ütlen, et need, kellel on väike sissetulek, nendel, kes seal on, ma ei tea, 500-1200 vahel, nendel ei ole ju mingit probleemi, eks ju, et seal võib muutuda, nende maksuvaba tulu on kogu aeg sama. Ja siis, kui on 1200-1220, seal on see 1 euro võib-olla, mis siis maksustamise mõttes muutub, et see, ei ole nagu, nii palju, et pigem on mitte esitamise soovitus nendel, et mitte esitamise soovitus pigem nendel, kelle sissetulek ongi nagu suurem, et kellel on madalam sissetulek, loomulikult nendel on mõistlikum aasta jooksul see maksuvaba tulu ära kasutada. Aga et väikse sissetulekuga, minu praktika näitab seda ja numbrid näitavad, et nendel inimestel on ka regulaarselt üks, seal ei olegi sellist, et mul on nagu väga palju, et selliseid, kes saavad väikest sissetulekut, me just vaatasime eelmine kuu neid inimesi, kes said alla miinimumpalga suurussummat mitmelt väljamaksjalt, neid oli mõni tuhat. Valdav enamus, kellel ongi väike sissetulek, see tulebki ühest kohast. See ei tulegi väga mitmetest kohtadest, et nendel on ka lihtsam oma sellist aasta sissetulekut kalkuleerida, et see, kellel on sissetulekud väga mitmes kohas ja kõik on väiksed summad, niimoodi, et kokku tal tekib õigus 500 eurot maksuvaba tulu kasutada, neid inimesi on tegelikult vähe. Et neid võib olla siin natuke, seal natuke, aga summaarselt on neid kõigist töötajatest ikkagi väga väike arve. Et selle tõttu, mõtle, et umbes 500-600 000 inimest on neid, kelle sissetulek aasta kontekstis kuu lõikes ongi alla 1200. Nende jaoks see sissetulek suurenebki ja nemad saavadki jooksvalt kogu aeg 64 eurot rohkem kätte. Sealt jääb üle kuskil paarsada 000 inimest, kellel on sissetulekud mitmest kohast ja kellel on üle 1200 kuu keskmine sissetulek, kes peaksid hakkama siis arvutama oma seda
õiget maksuvaba tulu siis selle valemi järgi. Et valdavale enamusele see toob kaasa sissetulekute suurenemise ja tegelikult mingeid siukseid probleeme ei kujutagi, sest et see üks tööandja, kes tal on, saabki kõik asjad õieti ära arvutatud. Aga ma tahtsin öelda, et te saate, jah, ma ütlen paar sõna ära, siis ma kohe vastan küsimusele ka. Et meil on veebis neid abimaterjale, mida te võite kasutada niimoodi, et te annategi inimesele. Seal on ka, eks ju, videod, et need inimesed, need ongi tehtud selle pealt, et kuidas inimestel küsimusi on tekkinud, et millises struktuuris nad peaksid oma järgmise aasta asjad läbi mõtlema ja mida nad siis otsustama peaksid. Et lihtsam on võib-olla anda selline läbimõeldud siuke juhendmaterjal, inimesed loevad läbi ja kui veel on mingeid küsimusi, saab meie poole pöörduda, saab teie poole pöörduda, eks ju, kui see, et kõike otsast peale jutustama hakata. Jah? Ühesõnaga, mis puudutab seda maksuvaba tulu arvestuse avaldust, siis tööandja sõnum nagu töötajale praegu peaks olema selline, et kui te soovite vähendada oma igasugust maksuvaba tulu, siis esitage avaldus. Et just rõhuga sõnaga vähendada. Jah, et kui ei taha, et kasutataks seadusjärgset maksimumi, siis on võimalik nagu kirjutada see väiksem summa. Muidu ei pea mitte midagi tegema. Just kõik avaldused jäävad kehtima ja ei ole seda, et peaks hakkama uuesti avaldama või et tekkis võimalus, et keegi avaldab soovi kasutada rohkem, kui seadusjärgne maksimum ette näeb, eks ju, et avaldus võib olla, et palun arvesta maksuvaba tuluga 200 eurot, aga kui palk on 2200, siis ei saa arvestada, nagu ikkagi see summa on 0, millega arvestatakse ja ainult siis nendes kuudes, kui väljamakse jääb, siis kõvasti alla 2200 võib tekkida võimalus siis mingi maksuvaba tuluga arvestamiseks. Aga mis need tulud siis olid? Mis tulud? Mis sinna tuluarvestusse läks ja mis ei läinud? Ravitsatoetus, lapseraha? Põhimõte on see. Kõik tulu, mis kuulub maksustamisele eraisiku tasandil, läheb maksuvaba tulu arvestuse aluseks. Lisaks on 2 tululiiki, mida eraisiku tasandil ei maksustata, aga mis üleüldiselt on maksustatavad ja lähevad ka. Need on, eks ju, dividendid ja muud omakapitali väljamaksed. Välismaalt saadud tulu on ka eraisiku tasandil maksustatud. Ta lihtsalt ei pruugi olla maksustatud Eesti Vabariigis, vaid kuskil mujal. Seetõttu kõik eraisiku tasandil maksustatavad tulud, pluss siis, eks ju, dividendid ja omakapitali väljamaksed lähevad arvestusse. Kõik muud tulud, mis ei ole absoluutselt mitte kellegi tasandil maksustatud või siis ei ole eraisiku tasandil maksustatud, need ei lähe. Kes ei ole mitte kellegi tasandil maksustatud, eluaseme müügist saadud, eks ju, õigusvastaselt võõrandatud maa müügist saadud raha, isiklikus tarbimises olnud asju, mööblit, riideid, eks ju, autot, müüte maha, tulu ei kuulu mitte kuidagi, mitte keegi ei maksa sealt mingit maksu. Seadusjärgsed toetused, mitte keegi ei maksa mingit maksu sealt, eks ju, need on siis töövõimetoetus, peretoetused erinevad, lastetoetused, eks ju, toimetulekutoetused. Kuidas on kindlustushüvitistega? Kindlustushüvitis, kui nüüd eraisik on sõlminud, eks ju, ise kindlustusseltsiga lepingu, siis kindlustushüvitis on maksuvaba, see ei lähe. Kõik, mis on eraisiku tasandil maksuvaba, see ei lähe, kui ei ole erandid tehtud. Ja erand on tehtud siis ainult dividendidele ja omakapitali väljamaksetele. Ülejäänud eraisiku tasandilt maksuvabad asjad jäävad kõik välja. Jäävad välja lähetuse päevarahad, ma ei tea, sõiduauto kompensatsioonid, kingitused, mingid muud eluasemekulude hüvitamised, kõik need jäävad välja, sest see ei ole eraisiku tasandil maksustatud. Et sealt peabki vaatama, kas on inimese tasandil maksustatav või ei ole ja teadma lihtsalt, et üks erand on siis dividendid ja omakapitali väljamaksed. Aga kui on need omavalitsuse igasugused sõltub, mida nad maksavad, see on maksustamisel on suur vahe, kas on toetus või on hüvitis. Hüvitis on reeglina kõik maksustatav, kui ta ei ole seaduses täpselt öeldud, et on maksuvaba. Toetus on maksustatav, välja arvatud, kui ta on seaduse alusel makstav toetus ja kohalikud omavalitsused tihtipeale maksavad enamasti just seaduse alusel makstavaid toetusi ja need on maksuvabad. Et sellist üldist, et need hüvitised toetused, et inimese jaoks ma olen nagu nõus. Inimese jaoks on täna ka pension maksuvaba, eks ju, ja kõik, mis makstakse, kes teab palju sealt, üldse keegi kunagi maksu on, eks ju, maksnud. Et inimene ei teagi, et nüüd ta peab lihtsalt siis, ma ei tea, väljamaksjat näiteks uurima. Saab vaadata kõige lihtsamini. E-maksuametist on täna see TSD koond väljavõte, teed lahti, vaatad kohe kõik maksustatavad tulud, mis juurisik on välja maksnud,
on seal maksudeklaratsiooni põhiselt kirjas ja näeb kohe ära, kas see kuulus maksustamisele või ei kuulunud maksustamisele, eks ju. Et oma aasta tulusid kokku lüües ongi, et noh, kui tuludeklaratsioonis on enamik inimese tulusid koos, eks ju, selle pinnalt noh, nagu saabki hinnata siis, et vaadata, mis tulud sinna sisse jooksevad. Kes selle inimeste nõustamisega peaks tegelema, sest tegelikult raamatupidajad ju ei tea neid igasuguseid selliseid asju. Teavad ikka. Mida ka see, et kas ma saan dividende või ei tea, ei saa. Raamatupidaja teab, kui ta ise maksab, eks ju, dividende välja. Kui teisest ettevõttest makstakse, siis ta ei tea ka, kas sealt makstakse palka või mis iganes sissetulekut. Põhimõtteliselt see, et aasta jooksul arvestataks maksuvaba tulu õieti, on inimese enda vastutada nüüd. Jah. Teavitamine ongi see, et ja ongi, et neid teavitamisi ja koolitusi ja infomaterjale ja siin artiklite kirjutamist ja veebi veel ülespanemist, et seda kõike veel tuleb. Et me oleme seda nagu tohutult teinud, et ma siin vaatasin ükspäev seda koolituste arvu, mis nagu läbi on viidud, et me ületame kõiksuguseid koolitusfirmasid, et meil on veebis olevad nagu veebikoolitused järelvaadatavad aga me võime seda kõik nagu teha lõpmatuseni rääkida, aga 17 aastat me oleme inimesi harjutanud sellega, et sa ei pea ise midagi teadma, siis teised teevad sinu eest, et see mentaliteedi nagu muutus või üldse see teadmine, et ma nüüd pean ise hakkama mõtlema, kes ei tulegi lihtsalt. Ja suur osa näeb seda 2019, kui nad tuludeklaratsiooni esitavad ja siis selgub, et tuleb juurde maksta. Aga selline langev maksuvaba tulu arvestus, mis nüüd on tehtud, see on nagu paratamatu. Et meie omalt poolt saame nagu lõputult rääkida, lõputult juhend materjale toota, eks ju, anda inimesele aasta kestel teavitusi, aga lõppkokkuvõttes on see inimese enda vastutada, kuidas ta selle maksuvaba tuluga siis ümber käib. Ja kui ta ette ei mõtle, siis võib pärast valus olla. Kas mingid mõjuanalüüsi riigieelarvele ka siis on tehtud, et tuleb siis lõpuks ka mingi tulumaksu lisa või? Ei, see on ju mitusada miljonit viib ju välja tulumaksuse. Et ma ütlesingi, et ütleme palgasaajaid, tulusaajaid on umbes mingi seal 900 000 ringis kuupõhiselt. Arvestame seal ka pensioni, et umbes 600 000 on nendest, kes hakkavad kõik teenima seda maksimaalselt nagu kasu, pluss 64 eurot kuus. Et need, kes sellest kaotavad, neid on nagu summaarselt või protsentuaalselt nagu väike hulk, ehk et riigieelarve kontekstis on see kõva miinus. See ei ole mingi täiendav riigieelarvesse tulu teenimise allikas, vaid see on see, et nendel inimestel, kellel on sissetulek väga madal, et nendel jääks iga kuu rohkem raha kätte. Ja valdav enamus nendest nagu saabki, sest Eestis on ju miinimumpalk 500 on ju uuest aastast, see nüüd on täiesti maksuvaba. Keskmine palk on seal 1200 millegagi, ehk et juba kõik, kes teenivad keskmist palka tänasega võrreldes, kõik võidavad. Et neid mediaanpalk on üldse kuskil 950 euro kandis on ja, et enamus kõik võidavad, lihtsalt kes teenivad suuremat palka, nendel see arvestus läheb keerulisemaks. Ja ühest hetkest hakkavad ka inimesed kaotama, et see on selline sisuliselt sama tulemus lihtsalt keerulisemat viisi pidi kui astmelise tulumaksu puhul. Unustame nagu ära, et inimesed ei ole ainult mitte palgast. See uus süsteem arvestab kõiki sissetulekuid. Seega ma ei ole nõus ka sellega, et me ütleme, et inimeste jaoks oli enne kõik tehtud tohutult lihtsaks ja me ise mitte midagi ei nagu pidanud tegema. Vastupidi, selle täiesti peale pööratud süsteemi puhul ei ole ilmselt ka põhjust imestada, kui inimesed on lihtsalt pahurad ja ei saa sellest asjast aru. Imestagi. Täitsa nagu täiesti arusaadav, et ongi nii ja kui te nagu ütlete, et kõik need inimesed, kes teenivad nagu alla selle meediumi või keskmise palga hakkavad nagu võitma, siis see ei pruugi üldse nii olla, sest miinimumpalgast ja kuni mediaanini inimesed tegelikult ei ela ära. See on väga palju erinevad neid toetuse liike, kõik nad lähevad erinevat maksu alla. Ei toetused, ma just rääkisin, kõik need, kes saavad neid riigi poolt makstavaid toetusi, need ei lähe maksu alla. Toetused, hüvitised, võib-olla me tõesti ei nimeta neid asju niivõrd õigete selliseid nimedega. Maksustatavaid hüvitisi on nagu enam levinud on haigushüvitis ja vanemahüvitis. Muid sellised, need on ka täna maksustatavad, eks ju. Et selliseid hüvitisi, mis nüüd tuleks, mida nagu makstakse väga paljudele ja nüüd tuleb üllatuslikult, et see on nagu sul maksustatav, sellised ei ole, ütleme töötuskindlustushüvitis ka on ja ülejäänud hüvitised on ikkagi siuksed isikupõhised ja väga vähesel määral, et suur osa
neid väljamakseid, mida riik teebki, siis noh, ütleme nendel, kelle sissetulek on madal, need ongi erinevad sotsiaaltoetused. Need on seaduse alusel maksuvabad, need ei lähegi siia arvestusse. Ja sellest, et mis ma rääkisin, et inimeste sissetulek, et kuidas nagu mahuliselt on, ütleme see 600 000, kes teenivad alla 1200, see on juba arvestatud nende aasta tulu, ütleme siis niimoodi, et nende aasta tulu on alla 14 400, seal on kõik maksustatavad tulud kokku arvestatud juba. Et noh, ei olegi ainult nagu palk, et noh, lihtsam on rääkida, mitte iga kord öelda, et kuu keskmine aasta, ütleme, et aasta keskmisest arvestatud kuu sissetulek, vaid öeldagi. Et ma lihtsalt tahaksin nagu küsida, et kas te isiklikult arvate ka, et selle õilsa eesmärgi nimel, mis oli tegelikult madalapalgaliste inimeste sissetulekute tõstmine, kas see on õige vahend selleks? Oleks saanud palju lihtsamalt, aga kui poliitikud, noh üks ei tahtnud ühte, teine ei tahtnud teist ja kolmas ei tahtnud kolmandat, siis noh tuligi selline kompromiss ja poliitilised kompromissid tihtipeale ongi kõige keerulisemad. Ja noh, siin ei küsinud keegi minu käest, et kuidas võiks teha. Oleks küsinud, oleks teistmoodi kirjutanud, eks ju. 2019 te eeldate, et meil tekib teatud hulk inimesi, kelle käest hakatakse raha tagasi küsima. Kas teete, kui nad ei ole kohe ei peagi maksma, eks ju, 31. märtsiks esitatakse tuludeklaratsioon, maksta tuleb 1. juuliks, kui oli välismaalt saadud tulu või vara võõrandamist, siis 1. oktoobriks. On võimalik ajatada maksukohustust, eks ju. Hakkate individuaalselt siis kokkuleppeid sõlmima? Jah, täna on näiteks ka kõigil, kelle võlg on alla 20 000 euro, eks ju, mis nende tuludeklaratsioonide järgi kindlasti jääb, on ja. Et enamik on võib-olla, ütleme, et need täiendavad maksukohustused saavad olla maksimaalselt 1200, mis ümberarvestamisel läheb. Et selle järgi saab igaüks eelmaksama siis ise omale lihtsa ajatamisgraafiku ära teha, ilma et keegi ametnik temaga nagu personaalselt suhtleb. Aga seda küll jah, et kui maksukohustus tekib, et me saame kohe süsteemiga niimoodi, et kui tuludeklaratsioon on ära esitatud, maksukohustus on tekkinud, kohe pakkuda võimalust siis teha omale ise ajatamisgraafika, et te pea seda korraga maksma. Siis ikkagi seda hirmu, et meil need kohtutäiturid hakkavad tööandja vahet käima, et see ei ole üldse mingi teema. Kohtutäiturid? No näiteks, et kui ta jääbki võlgu, siis mingisugusel hetkel tuleb tööandja juurde kohtutäitur, et pea kinni. See on nagu selles mõttes, et maksuamet hakkab sisse nõudma sealt kaudu. Esimene asi on ikkagi see, et me pakume inimesele ise võimalikult omale ajatamisgraafiku ära teha, et siis kui tõesti mitte kuidagi inimene ei taha nagu seda raha maksta, et siis ta võib tõesti lõpuks kuskile kohtutäiturini jõuda. Aga et ma usun, et valdav enamus on nendest siis kes see seda kohtutäituri tasu ikka tahab maksta, on ju, et siis on võimalik ise endale see maksukohustus ära ajatada. Jah? Mul on küsimus pensioni kolmanda samba osas, et kuidas see seaduse muudatus mõjutab või mõjutab väga palju nagu... Üldse ei mõjuta. Kolmandasse sambasse tehtavad sissemaksed on jätkuvalt, eks ju, kuni 6000 eurot või 15% inimese sissetulekust maksuvabad. See ei muutu. Need, millised väljamaksed kolmandast sambast on maksustatavad, see ka ei muutu, kui võetakse, eks ju, seal saab kas 20% või 10% või siis üldse mitte maksuga, eks ju. Et kõik väljamaksed, mis on maksustatavad, lähevad maksuvabadulu arvestuses arvesse, nagu kõik teised pensionidki. Ja see pension, mis on siis eluaegne kolmandast sambast võetud, see on maksuvaba ja see ei hakka maksuvabadulu suurust mõjutama. Aga ülejäänud on nagu pension ikka, et Sotsiaalkindlustusamet maksab pensioni, maksab maksu, kolmandas sambas saate pensioni, maksate maksu, et need võetakse kõik arvesse ühtemoodi. Et pension ei ole uuest aastast enam kuidagi teistmoodi või eriline nagu tululiik, see on tulu nagu iga teine tulu. Kas pension ja töövõimetuspension on ka samad asjad? Jah. Töövõimetuspension on lihtsalt üks pensioniliik. Mis ei ole sama, on töövõimetoetus, mida maksab Töötukassa, see on sotsiaalne toetus ja see on maksuvaba. Kas tuleb välja, et nüüd tuleks hakata kingitusi rohkem tegema? Läheb erisoodustusmaksu alla, mina töötajana ei tahaks selles mõttes, et minu haigusrahadesse see ei lähe, minu puhkuserahadesse see ei lähe arvesse, eks ju. Minu tulevast pensioni see mitte kuidagi mõjutama hakka, et mina töötajana ei ole küll nõus, et osa minu palgast läheb kingituseks. Ja ilma minu nõusolekuta te päris mu töölepingut ringi ei tee, eks ju. Et ma, see on, ma ei tea, see on ilus, see on nagu püksi pissimine, et alguses on soe, eks ju, aga suht varsti on jälle märge vastik, on ju. Et sa nagu üks hetk saad sa selle võib-olla rohkem kätte, on ju, et palgale siis kohaldub suurem maksuvaba tulu, aga teine hetk on see, pidin ma nii tegema, on ju.
no esiteks 960 eurot on mediaanpalk täna. Mis see mediaan võiks olla siis, kui arvesse võetakse kõik need muud hüvitised ja tulud? See on arvutatud Statistikaamet, mina ei tea siin kohe seda niimoodi arvutada, sest et see on arvestatudki nagu ta arvestab ikkagi. Jah, aga nagu ütlesingi, et valdav osa inimestest saabki väljamakseid ühest kohast. Need, kes töötavad mitmes kohas ja saavad, et neid on igal pool, aga summa summarum on neid, minu jaoks oli neid üllatavalt vähe. Neid oli, kui jätame ära näiteks mingid haigekassa väljamaksed, eks ju, siis neid inimesi oli kuskil 100 000, eks ju, 900 000 olid need, kes said mitmest kohast väljamakseid. Et valdav enamik elabki meist tegelikult oma igakuisest palgatulust ja see ongi ainuke sissetulek, et loomulikult inimeste sissetulekud võiksid olla suuremad ja võiksid olla rohkem, aga ei ole kahjuks päris nii. Aga ma olen nõus täiesti teiega, et see ongi inimestele keeruline ja ongi raske aru saada, sest et ükskõik kui lihtne asi oleks ka tulnud, millest oleks pidanud hakkama aru saama, siis kui siiamaani ei olnud vaja sellele mõelda ja nüüd on, siis ikka on ta alguses segadust tekitav, et jah. Ütlesite, et oleks saanud lihtsamalt, et kuidas oleks saanud lihtsamalt? Oleks tõstnud kõigile maksuvaba tulu ja oleks kõigile tõstnud maksumäära. Ja oleks pidanud programmides 2 numbrit ära muutma ja need, kes oleks väiksemad sissetulekut teeninud, oleks rohkem kätte saanud, need, kes oleks suuremad sissetulekut, oleks rohkem ära maksnud. Ja seda proportsionaalselt, eks ole. Ei aga selles mõttes, et kui hakkab maksuvaba tulu või mingi määr hakkab muutuma, see teebki asja väga keeruliseks, eks ju. Et siis oleks jäänud tänane süsteem lihtsalt teiste numbritega ja aga nagu ma ütlesin, ühele ei sobinud maksumäära tõus, teisele ei sobinud nagu see, kolmandale kolmas ja siis tuli niimoodi. Tuleb sellega nüüd elada, eks ju.